Tere tulemast Sheena Use Amazon podcasti ja meie tänases osas on meil külas Raido Lume. Raido on väga häid tulemusi saavutanud Amazonis 2 aastaga ja tema aastakäive on juba 1,1 miljonit. Nii et mul on väga hea meel, et sa said täna siia tulla ja ma tahangi väga teada, kuidas sa need imelised tulemused saavutanud oled. Nii et tere, Raido! Ja räägigi siis meie kuulajatele natukene endast ja kuidas sa Amazoni müümiseni jõudsid. Tere ka minu poolt, et aitäh selle imelise nagu tutvustuse eest, et ma jõudsin Amazonini siis aastal 2017, kui ma olin Austraalias, et ma töötasin seal tõstukijuhina ja siis seal ma kuulasin ühte podcasti, kus rääkis Raino oma lugu, et Raino Raasuket võib-olla olete kuulnud ja siis tema lugu nagu väga inspireeris mind ja siis see lugu jäi nagu mulle meelde ja sealt siis ma kuulsingi Amazoni kohta nagu kõige esimesena. Aga muidu endast, et ma olen Põlvamaalt pärit poiss, et lõpetasin seal keskkooli ja siis edasi läksin sinna Tartusse õppima autotehnikuks. Et autotehnika oli mu selline nagu loogiline valik, et kuna terve elu nagu lapsepõlves ma tegelesin autodega, et siis autotehnik tunduski kõige nagu loogilisem minu jaoks. Ja pärast õpet ma ei tahtnudki kohe tööle minna, et siis ma läksingi Austraaliasse nagu maad ja ilma avastama, et otsima enda nagu seda suunda, et kus ma nagu tegelikult tahan elus jõuda. Okay. Et millega ma tahan tegeleda. Et siis ma kuulasingi hästi palju podcast'e, siis ma jõudsingi nagu Amazon oli üks nagu variantidest. Ja siis Austraalias tagasi tulles ma tegin enda esimese ettevõtte, milleks oli kolimisfirma üldsegi. Okay. Aga siis pärast 2. või 3. kolimist ma sain aru, et sellega ma nagu edasi jätkata ei soovi. Ja siis lõin e-poe, mis töötas nagu dropshipping meetodil. Siis ma tegin autokatusetelkide brändi, kus ma müüsin Eestisse autokatusetelke ja siis ma sain ka aru, et see mulle nagu minu asukoha vabadust justkui nagu ei loo. Et minu üks eesmärk oligi ettevõtlus, et ma saaks olla asukoha vaba. Okay. Et ja siis 2021 lõpul ma jõudsin tagasi Amazonini otsapidi, et kus ma siis võtsin koolituse ja 2022 märtsikuuks oli mul esimene toode müügis. Väga põnev. No sul on väga selline põnev teekond olnud. Just. Ja. Et esimene toode, mis oli ka nagu fail siis nii-öelda. Et seda ma tahtsingi sinu käest küsida, et kui me räägime sellest täiesti algusest, et siis milline sinu esimene toode oli, et sa juba ütlesid ära, et see oli nii-öelda fail, et ebaõnnestumine, aga mis nagu tingis siis selle, et ebaõnnestus? Tegelikult see toode nagu ei olnudki nii fail, et ma ise tegelikult keerasin paraja käki selle kokku, et kuna nagu ma olin eelnevalt e-poodi teinud, ma arvasin, et ma oskan teha Google reklaame ja siis minu strateegia oligi see, et ma tegin Google reklaami, kus ma suunasin kliendi siis enda veebileheküljele ja tema sai minu veebilehekülje pealt sai siis e-maili vastu sai sooduskoodi, mis pidi justkui andma Amazonis $1 alla. Et kui ta teeb ostu, saab $1 alla. Aga ma Amazoni siseselt tegin kogemata koodi, mis andis need tooted $1 eest ära. Oi. Ja paralleelselt veel sellele jooksis mul teine kupon, kus andis $1 alla. Okay. Et see klient sai tasuta need tooted ära. Ja ühel hommikul märkisingi üles ja vaatasin, et ohoo, et kõik tooted on müüdud, et ma olen leidnud kulla augu justkui. Wow. Ja päris nii see ei olnud, et see hinn oli nagu üürike, et tegelikult siis hea tegevus. Jah, et siis ma vaatasin, et konto hakkab miinusesse jooksma, et midagi valesti. Aga siis ega midagi, siis ma võtsin selle kaotuse vastu, ma väga kaua nagu ei tahtnud istuma jääda, võtsin kohe teise toote nagu peale, mis oli mul nagu eelnevalt juba nagu nimekirjas, aga seal oli tegelikult korralik turuanalüüs ja selles mõttes nagu eeltöö oli nagu tegemata, et ma tahtsin rutakalt minna peale, ma ei mõelnud läbi, ma lihtsalt võtsin need tooted, viisin sinna turule,
ja siis sain aru, et tegelikult klient nagu ei tahagi minu toodet vaata, et see nagu ei lähe kliendile korda, et ma ei paranda tema jaoks mitte midagi. Et ja seal oligi hästi satureerunud nagu turunišš oli. Ja kolmas toode siis alles mulle õnnestus aastal 2023 juunikuus, et sellest peale ongi nagu edukalt müünud, ma olengi 2 aastat ja natuke peale. Okei, selge. Aga kuidas, kui me nüüd vaatame neid tooteid, mis siis ei õnnestunud ja need tooted, mis sul nüüd on õnnestunud, et mis seal see erinevus on, et kuidas sa nüüd seda eeltööd teed, et tooteid turule tuua, et kas sul on ka mingi kindel näiteks kriteerium, et sa vaatad, et okei, seda toodet ma kohe kindlasti turule ei too? Jah, praeguseks hetkeks, kuna ma tunnen enda nagu turunišši niivõrd hästi, et ma tunnen enda klientuuri, ma tean, mis nemad nagu, mis on nende valupunktid, et mida nad justkui nagu otsivad sealt, on ju. Et siis ma nagu lanseerin vastavalt sellele, on ju, aga kui ma otsisin nagu esimesi tooteid, siis minu kriteeriumid olid sellised, et ei oleks nagu relevantseid tooteid, ei oleks nagu rohkem kui pool lehekülge seal Amazoni esilehel. Et ole, ja käibed oleksid kõigil nagu okeid. Ja lisaks ma vaatasin, kui tugevalt... Mis see okei sinu jaoks on? Kas kõigil seal minimaalselt 10 000? Võiks olla, tegelikult ma alustasin väiksemalt, et ma vaatasin, et hea, kui ma 5000 ära teen nagu kasumlikult, 5000 käivet kuus, siis ma nagu olen nagu suht õnnelik. Nii. Ja siis ma leidsin ühe toote, mis tegi 10 000 käivet kuus ja ma suitsin sealt tegelikult, kuna mul oli nagu toode parem konkurentidest, siis ma tegelikult tegin circa 15 000 nagu, kuni 20 000 nagu parematel aegadel vaata. Et ja see kolmas toode oligi nagu jah, mul oli 5 otsest konkurenti ja ma parandasin selle toote niivõrd palju ära, et see oligi nagu minu jaoks nagu no-brainer, nagu öeldakse, et ma teadsin, et see toode läheb lendu, et sa tunned selle õige toote ära tegelikult, kui sa nagu saad sellest süsteemist aru, sellest Amazoni mängust. Aga kuidas sellega oli, et sa viisid siis toote turule, mis toimis, on ju, müüs kenasti, et kui kiiresti sa siis edasi läksid, kas sa tõid näiteks mingi värvivariatsiooni sellest tootest või tegid sa mingi komplekti, et... Ja ma tegin, ma alustasingi tegelikult komplektina, et ja siis ma tegin nagu suuruse erinevused, et variatsioonid ja siis sinna lisaks veel mingi täiesti nagu mingi unikaalne nii-öelda element juures, et seda toodet muutsin. Et panin täiesti unikaalse elemendi sinna nagu juurde, et eristuda veel, kuna konkurente tuli järjest peale, vaata. Et ma arvan, et üks nagu põhitingimus ongi see Amazonis, et sa pead kogu aeg arendama enda toodet, et püsida nagu konkurentsis nagu et muidu tulevadki lihtsalt need konkurendid ja hakkavad sinu turuosa nagu liialt ära võtma. Et kas see siis toode müüs hästi, kas see oli siis, ma ei tea, 3 kuu pärast sul oli juba mingi uus variatsioon või mis see kiirus enam-vähem? Toode hakkab müüma, siis ma hakkasin kohe nagu et nüüd ma pean toodet arendama, et ma pean mingid, et ma tahan tegelikult ju kasvada, et ma ei taha siia jääda, et ma pean seda arendama ja ma pean looma nagu uusi tooteid. Ja minu hästi loogiline valik tol hetkel oligi see, et ma lõin sinna samma turule, lõin 3 erinevat variatsiooni ja ma nagu lanseerisin nad üksteisest eraldi. Et nad olid nagu natukene erinevad tooted, aga samale turule mõeldud ja siis ma nagu võtsin veel suuremalt seda Amazoni nii-öelda seda esilehe kinnisvara endale. Selge. Et sellise strateegia nagu läksin peale. Ja kuna oligi see, et seal nišis ma justkui nagu ei leidnud enam uusi tooteid, siis ma mõtlesin, et ma tahan veel kasvada, aga ma ei suuda kuidagi, ma leian, et siin selles nagu nišis ei ole võimalik kasvada enam. Siis ma hakkasingi laiemalt jälle vaatama ja ma jõudsin tegelikult hoopis teise kategooriasse. Nii et sa müüd erinevates kategooriates. Ja aga ma üritan oma brändi nagu, ma müün neid esimesi tooteid veel, mis alustasin, et ma müün neid edasi praegu, aga ma üritasingi enda brändi kuidagi nagu siduda nende 2 toodete vahel, et tegelikult annab tooteid siduda, et teha brändinguga annab teha mis iganes, eks ole. Ja, usun. Kui palju sul praegu tooteid turul on? Hetkel on mul 10 toodet, 10 parentit nii-öelda ja 16 childi. Selle kuu lõpuks tuleb veel üks parent juurde koos siis 2 childiga ja siis järgmine kuu tuleb veel üks variatsioon. Need variatsioonid, hästi lihtne on nagu luua samu tooteid, aga natukene lihtsalt erinevad variatsioone vaata. Ja variatsioonidega on see ka, et sa nagu
saad tõsta enda kasumi marginaali nii-öelda, et sul on nagu algul müüd one pack, two pack on ja siis lansseerid kolm pack on ja kolm pack on nagu tegelikult see nii-öelda toote omahind on nagu väiksem on ja, aga sa saad küsida nagu rohkem Amazonis ja Amazon feed ka muidugi vaata on nagu madalamad. Jaa, väga geniaalne. No vot. Aga kas sa tunned, et see andiski sinu edule selle hoo sisse, et sa lihtsalt lansseerisid rohkem tooteid või oli see midagi muud, et ma ei tea, hakkasid sotsiaalmeediat tegema või brändima brändingut tegema paremini või? Ma arvan, et või noh, kus ma ise nagu tabasin ära, et minu nagu plahvatuslikum siuke kasv oligi siis, kui ma hakkasin lansseerima uusi tooteid, et ma leidsin, ma läksingi hoopis teise kategooria, ma nägin seal nagu turul võimalust, kus oli tegelikult nagu search oli nagu ülihea ja ainult üks konkurent oli, kes oli ka nagu suht nõrga listinguga, vaata. Ja siis ma võtsin Alibabast lihtsalt toote, viisin turule ja suunasin selle samamoodi konkreetsele nagu turusegmendile nii-öelda kultuurile. Ja ma nägin ära, et see nagu asi hakkas tööle. Ja siis ma lansseerisin sinna turule, sinna kategooriasse veel ja tooteid ja siis ma nägin, et nagu inimesed hakkasid ostma nagu nii-öelda ristoste tegema, et ühe toote lehelt nad võtavad mingi teise toote veel, toote, et lõingi lõpuks nagu siukse tooteportfelli endale. Et siis nagu ma nägin, et see nagu kasv tuli suhteliselt nagu kiiresti. Aga ma olen proovinud sotsiaalmeediaga nagu boostida enda tooteid, mis ei ole nagu konkreetselt õnnestunud, sest ma olen maksnud 1000 eurosid, olen tegelikult influenceritele maksnud, et valitsin mingi, kellel on 1 miljon followeri Instagramis ja hästi aktiivsed, eks ole, siis, aga see return on olnud nagu nii väike, et minu puhul nagu ma ei ole näinud seda, minul ei ole nagu ära tasunud see. Kus mul on ära tasunud on see, et tasuta Facebooki gruppidesse, ma olen lihtsalt läinud relevantsetesse gruppidesse ja jaganud, et hei, ma leidsin siukse toote näiteks, ja see on ülihea toode, justkui. Ja siis nad hakkavad seda otsima ja ühe korra suutsin isegi ühe postitusega tõsta enda brändi search volüümi ligi 10 000 otsinguni kuus. Wow. Tegelikult tasuta Facebooki gruppidest tasub jagada, et nagu. Ma isegi ei ole tulnud selle peale, see on küll väga hea nipp, mida proovida, et noh, näed, niimoodi saab siis enda toodet tasuta ka promoda, on ju. Ei pea maksma 10 000. Väga kaval. Ma tahaks teada veel seda, et kui palju sa sellisele eristumisele rõhku paned, et sa leiad selle niši, sa vaatad, et ahah, seal ei ole palju konkurente veel ees, on ju, et kui kiiresti sa nagu tegutsed, et kas sa võtad, ma ei tea, 3 kuud, et arendada seda toodet, et ta oleks erinev või sa oled pigem siuke, et leiad, ma ei tea, teed mingi väikse muudatuse ja kohe lähed või? Ja, no see oleneb muidugi tootest, on ju, et kui raske seda eristuvuspunkti nagu luua on, aga kuna ma leidsin sellise turu, kus oli see eristuvuspunkt nagu leiutada suht lihtne, et ma tegelikult võtsin lihtsalt, panin bundli kokku, et võtsin ühe toote ühest tehasest, teisest tehasest panin kokku ja tegelikult oli eristumine juba loodud. See on lihtne eristumine, aga see andis päris palju minul nagu edumaad minu konkurentidest, kes alguses nii ei teinud, nad tulid kõik järgi muidugi, aga tegelikult see nagu jah, eristuda on nagu, on vaja, et alati, kui sa midagi lansseerid, siis nagu, miks sinu toode peaks olema parem konkurentide toodetest, on ju, et sa pead lihtsalt olema nagu teistest natukene parem, et see, jah, muidu on väga päris raske nagu lansseerida või sa kulutad hästi palju raha PPC peale, et tegelikult mul on suht hästi läinud, et üldiselt toodetega ma olen, noh, mingi from day 2, on ja, teisest päevast ma olen juba kasumlik, on ja, või 3. päevast, et mõne toote puhul on jah, olen olnud nädal aega seal rankingu faasis, on ja siis hakkan vaikselt kasumit teenima, aga tegelikult mul on nagu suht valutult läinud ma arvan just tänu selle eristuvusele. Et sa suudad luua mingi eristuvuspunkti, mis tegelikult ka nagu kliendile korda läheb. Et sa oled tõesti võtnud selle aja ja aru saanud, mida su klient vajab. Ja, vaat see on, ma arvan, suht oluline point, et sa saad tõesti aru, mis su klient nagu otsib ja mis on tal see valupunkt või mitte just ka valupunkt, aga mis nagu tal korda läheb just.
et mis talle nagu paremaks teeb selle toote. Jaa. Kas sa siis need tooted, mis sul juba praegu müügis on, kas sa teed ka seda, et iga tellimuse puhul teed mingi väikse parenduse sellele tootele või pigem tellid kogu aeg seda ühte ja samat ja lihtsalt tood variatsioone ja... Jah, kui ma näen, et on vaja näiteks midagi muuta, et kas mingi kliendi tagasiside, et siis ma teen kindlasti parandused, et need tuleb nagunii arvestada, et sa vaatad, mida su klient ütleb selle toote kohta. Et aga üldiselt, kui see toode nagu justkui töötab, siis ma väga ei ole nagu sellele nagu rõhku pannud, et ma lihtsalt teen ja samal ajal lanseerin lihtsalt uusi tooteid. Super. Või variatsioone mingit teist, lihtsalt teistmoodi natukene. Ma arvan, et see on kuulajatele kindlasti üks väga soovitav küsimus, et mis on siis keskelt läbi sinu igakuine käive ja kasumimarginaal? Jaa, rahanumbrid. Kõige huvitavam osa. On ju, jaa. Et jah, tegin teise pangakonto juba, et ühele ei mahtunud ära. Aga nii. No võt, mingi Amazonis. Ameerikasse vaat see suuremad pangad. Jaa. Tegelikult praegu mul on nagu madal hooaeg, ütleme niimoodi, et 2 kuud, september, oktoober on mul siuke madalam hooaeg, kus hetkel olen ma 90 000 käibe juures ja kasumimarginaal on seal keskelt läbi olnud mul 20% umbes, et praegu natuke madalam, aga see on ka nagu teadlikult madalam, sellepärast, et ma üritan hoida enda rankinguid, et olla siis valmis magusamaks hooajaks, siis ma saan rohkem nii-öelda kasumimarginaali välja võtta. Et lasen hinnad alla, kõrgemalt biidin on ja PPC-s, Eikos on kõrgem, hoiangi, lihtsalt üritangi rankinguid hoida ja samal ajal üritan hoida stokis on ja. Et see on nagu minu üks murekoht olnud viimasel ajal, et stokk saab nagu otsa. Et siis ma peangi lihtsalt nagu biidid alla tõmbama, et selles mõttes, et sa poleks nii nähtav, on ju? Ja peidad ennast natukene, ärge oske. Stokk on ka nagu päris karm teema, sa oled Amazonis, et isegi kui sul on vähe stokki, siis olenevalt nagu piirkonnast su rankingud kukuvad, vaata. Mõnes piirkonnas ühes osariigis on sul näiteks väiksem stokk, siis tegelikult su seal rankid allpool. Jaa, just. Väga muljetavaldav on kõik see, mida sa mulle rääkinud oled. Kas sa teed seda kõike üksinda või sul on keegi, kes aitab ka? Jah, hetkel ma olen nagu teinud kõik üksinda, et ma olen küll palganud siin mõned freelancerid, kes on teinud mul mingeid tootefotosi. Üldiselt ma alustasin ka ise, tegin tootefotod kõik ise, eks ole. Ja illustratsioonid ja Canvas tegin kõik valmis, eks ole, et need programmid, mis lähevad nagu vaja, on ja, et jah, praegu olen nagu üksinda hakkama saanud, aga ma olen praegu mõelnud selle peale, et see just nagu ma ütlesin, stokis hoidmine, et see logistike peale oleks vaja nagu kedagi, et ma saaks ise pühendada. Nii, kuulajatele. Tööpakkumine. Pean veel natukene mõtlema, jah, et aga ma ise tunnen, et oleks nagu mingi hetk vajadus inimene nagu abiks võtta endale, et ma saaks just tegeleda, mis on oluline, kasvada, on ju. Et tegelikult, jah, tahaks veel kasvada. Et see manageerimine tegelikult võtab liiga palju seda ressurssi sinult, mis võiks minna sellele kasvule hoopis, on ju. Ma kujutan ette, et väga paljud kuulajatest on võib-olla alles Amazonis alustamas või see teema väga huvitab neid, et kui sina täna alustaksid algusest, siis mida sa neile soovitaksid? Jah, ma olen paari sõbraga, nagu, kes on ka nagu Amazonist nagu huvitunud, vaata. Ja siis ma olen neile ka öelnud seda, et vali endale välja selline toode või kategooria, kus sa tunned, et sa suudad luua eristuva brändi juba nagu sa mõtled nagu veidi juba kaugemale, mitte ainult ühe toote peale, vaid et sa suudad luua endale tooteportfelli nagu muidugi see ei ole nagu esmatähtis või nagu kõige tähtsam muidugi see, et sa lihtsalt alustaksid, aga see on kindlasti, mille peale ma nagu mõtleksin, et sa suudaksid juba luua mingisuguse nagu brändi, mis lähebki nagu inimestele nagu korda või nagu kõnetab, et sa suudad seda brändi fiili tekitada inimestes, vaata. Et ja siis ongi see, et kui sul on nagu mingi tooteportfell, siis sa suudad teha ristmüüki, et tegelikult sa nagu kasvad nagu kiiremini. Et
üks asi jah, mis ma nagu olen nagu ka soovitanud. Ja Okay. kindlasti kõik need teised asjad, et kasumimarginaal oleks kindlasti nagu kõrgem, eks ole. Et mina ise vaatan tooteid, kus oleks vähemalt 20–30% kasumimarginaali PPC sisse arvatud juba. Sisse arvatud juba. Et tegelikult tänapäeval ju ilma PPC-ta ei saa, et tegelikult need ülemised magusamad kohad ongi ju tegelikult reklaam. Et eriti kui sa vaatad telefonivaadet, siis ju sa pead ju tegema mitu tõmmet seal ja enne kui sa jõuad sinna orgaanilisteni, eks ole. Just. Et tänapäeval lihtsalt kõik käibki läbi PPC-na. Reklaam on nii oluline Amazonis. Ma tahaks veel natukene küsida sult siis seda poolt, et kuidas sa mõtled, et kuidas sa oled suutnud seda fookust hoida ja kõike seda, et võib-olla ma küsin siis niimoodi, et mis on need 3 põhiasja, mis sa näed, et on vajalikud Amazonis edu saavutamiseks? No, üks on kindlasti see, et sa pead olema järjepidev. Järjepidevus. Jah, et järjepidev arendama enda olemasolevaid tooteid, variatsioone looma ja leidma uusi tooteid, et sa pead olema nagu, muidu sa lihtsalt kukud ära, et see ei ole nii, et sa viid toote turule ja see kestab sul seal igavesti, eks ole. Et sa pead kogu aeg seal nagu järjepidevalt tegutsema. Teiseks ma arvan, et sul peab olema nagu see sinu nagu miks sa seda üldse teed, eks ole. Et minu puhul oligi see, et ma tahan olla nagu asukoha vaba. Et ja see nagu push'is mind kogu aeg nagu tegutsema, olemagi järjepidev. Et on jah, see on siuke nagu üksindane teekond mõneti, eks ole. Et seal saad kaikad kodarasse kindlasti, ja sul peabki olema see sinu nagu enda miks sa seda tahad teha, et minul oligi, et tahan asukoha vabadust, et ma tahan tulla palgatöölt ära. Et mitte palgatöö võib-olla mõnele inimesele väga hea, talle meeldib, et see on täiesti fine. Aga mina tundsin, et mina suudan enda elu eesmärgid täita ainult siis, kui ma tegelen nagu ettevõtlusega ja Amazon ongi minu jaoks nagu praegu kõige parem variant tegelikult, et ma saan teha seda kus iganes. Täpselt, kust iganes on ju, et see on nagu nii suur boonus. Praegu 2 vist, et sinu miks ja järjepidevus. Kolmandaks, et mis on see Amazonis põhjus, et see oma element nii-öelda, mida sina näed, et on vaja siis Amazonis edu saavutamiseks? Kas ka võib-olla mingi selline eesmärkide seadmine või mingi konkreetsus, et sa kuidagi tead, kuhu sa lähed või? No jah, see läheb natuke sinu miksi alla, aga ma arvan, et 3. võiks olla see, et sa pead olema nagu julge pealehakkamine, samas analüüsitud julge pealehakkamine, et sa nagu ei tee nagu rumalaid otsuseid, et sa analüüsid, aga samas sa ei jää ka toppama, et sul on nagu sukest nagu julget tegutsemist on vaja. Et nagu mina tegelikult, kui ma leidsin selle uue kategooria, et tegelikult mul kulus vist, ma sain aru, et okei, ma tahan seda proovida, nädala aja pärast tegelikult olid tooted juba USA poole teel, et ma panin oma logo kleepsu lihtsalt peale, lihtsalt testida turgu. Ma tahtsin nagu kiirelt kasvada, tahtsingi kiirelt ära testida neid erinevaid turge ja siis ma saingi aru, et see turg töötab, ja siis ma hakkasingi arendama nagu enda rohkem eristuvat toodet välja. Selge, okei. No jah, kui ma sind kuulen, siis tõesti mulle tundub, et sinu üks nagu eduvõti on see, et sul on see kiirus, see julgus ja sa leiad, sa analüüsid selle ära, et sa lihtsalt ei lähe ja ei lenda peale, vaid ikkagi sul on see eeltöö, aga sa tegutsed nagu kohe. No jah, mul on võib-olla sellega ka vedas natukene, et kuna ma selle aasta augustini ma olin tegelikult palgatööl, vaata, et ma tegin seda kõigi palgatöö kõrvalt, eks ole. Selge. Et siis mul seda julgust nagu jagus, et okei, lendab vastu taevast, et tegelikult mul on leib ikkagi laual, mul on nagu töökoht olemas. Et õnneks mul oli suke töökoht ka, kus mul nagu tekkis palju enda aega, kus ma saingi tegeleda Amazoniga ka. Et aega, et natuke näppasin ka tööandja aega, vaata, et tegin töö ka Amazoniga. Ära kuule. aga jah, nii see oli. Okei, super. Kuidas sa seda fookust hoiad, et kas sul on ka mingi selline süsteem, et sa panedki endale eesmärgi, et nii, ma tahan nüüd endale
1,000,000 käivet ja siis nii-öelda võtad selle tükkideks, et nüüd ma pean seda tegema ja siis lihtsalt nii-öelda järjepidevalt lähed selle suunas või sa lihtsalt vaatad, et läheb hästi ja teed ma juurde? teen endale küll nagu aasta eesmärgid, ma panen nagu iga aasta paika, et see aasta oligi tegelikult, mul oligi eesmärk 1,000,000. Okei. Palju õnne, näed, eesmärk täidetud. Eesmärk täidetud. Et aga üldiselt nagu ma mingid igakuised eesmärke nagu endale ei sea, aga lihtsalt, et nagu süües kasvab isu, nüüd ma juba mõtlen, et no järgmine aasta võiks olla juba mingi 2-3 miljonit, on ju. Okay. Et noh, tegelikult ma arvan, see on realistlik, see on nagu tehtav kõik. Ja mis veel nagu aitab sukest nagu fookust hoida, ma arvan, on see, et sa suhtledki nagu sarnaste inimestega, ongi, kas sa osaled mingi mastermindidel või midagi, et siis sa tegelikult, või kuulad podcast'e näiteks, et mulle meeldib jalutamas käia, kuulata podcast'e Amazoni teemal, kus kuulangi teiste lugusid ka, on ju. Okay. Ja siis nagu see annab sukest nagu motivatsiooni juurde, et okei, et nüüd ma lähen ja teen ka, on ju, et aeg-ajalt jah, et on hetki, kus ma mingi 2 nädalat ei tee näiteks mitte midagi või nagu noh, väga ei teed nagu vajalikud asjad ära, aga ei keskendu sellele, et ma ei tea, otsin uusi tooteid näiteks. Näete, käive on 1,000,000, aga 2 nädalat niimoodi vähe teen, no et see ongi Amazonis, vaata, et sa tegelikult nagu ei pea nagu, ma ei tea, 14 tundi päevas tööd tegema, on ju, et tegelikult nagu... Tegelikult ma praegu natukene pidurdasin ka enda seda kasvu just sellepärast, et muidu ma panin nagu kogu enda kapitali, mis mul nagu kasum tuli, panin nagu uuesti ettevõttesse sisse. Et ma hakkasin alles välja võtma siis, kui ma enda jaoks nagu tegin selgeks, et kui ma suudan 20% enda kasumi marginaalist panna nagu enda palgafondi ja ma elan sellest ära, et siis ma tegin selle otsuse, et ma tegin niimoodi 6 kuud ja siis ma tegin otsuse alles, et okei, ma võin nagu palgatöölt ära tulla, et ma suudan ennast nagu ülal pidada või nagu finantseerida enda igapäevaelu, eks ole. Ja siis jah, et muidu tegelikult seda 1,000,000 käivet on ju küll, aga tegelikult muidu sa seda raha nagu tihtipeale ei näe, et sul on suured numbrid, keerutad seda lihtsalt kaubal ongi põhimõtteliselt kaubal ja siis ütled, et kõva käive küll, aga tegelikult nagu kus see raha nagu on ju, ja see on vist enamustel, ma arvan, Amazoni müüjatel, et kus see siis Õnneks ma käisin nüüd ja selle aasta kevadel käisin Hiinas ka, siis ma tegelikult nägin seda kaubakogust seal, osa sellest, vaata. Siis ma tegelikult sain aru, et tegelikult see on päris suur kogus, eks ole, nagu palju sul neid kaste seal on, et muidu kui ma Eestis e-poodi tegin, siis mul oli vist nurgas keldris üks kast, sealt võtsid oma tooteid ja käisid posti seal punktis ja panid sinna, saatsid paki ära, aga nüüd vaatasid et sul on nagu hunnik kaste lihtsalt, et seal see raha ongi. Seal see raha ongi, vaatasid, mis kogustest me räägime praegu, et mis sul kõige suurem tellimus näiteks on olnud koguseliselt? Kõige suurem tellimus on olnud $42,000. Ahah, $42,000. Jah, aga kui ma käisingi Hiinas ka selle tõttu, et ma saada lihtsalt paremad maksetingimused, et seda $42,000 ma kohe välja ei pidanud käima neile, et siit väike nii-öelda sourcing'u häkk ka või tehastega, kuidas nagu mida läbi rääkida, ongi see, et sa tellid nagu ütleme 10,000 unitit või mingit ühikut, mingit toodet on ju, aga nad teevad sulle 10,000 valmis, sa maksad selle eest 10% näiteks ette, aga nad 90% maksad alles siis, kui nad tooted välja saadavad. Ühesõnaga, ma vahepeal nagu tilgutan sealt lihtsalt peale endale, et 10,000 ma tellisin küll ära, mingi mega hea tootmishinnaga, sest mul on nagu kogus suur, on ju, aga saingi lasta nagu tehases hoida, et ma maksan 90% näiteks 5,000 eest kõigepealt ja 90% 5,000 eest alles nagu siis, kui välja saadad. Jah, kui jälle vaja on. Ma ei pea seda käibekapitali või kapitali kohe sinna tehasele kõik ära andma, ja siis istun selle kastide otsas, on ju. Et tegelikult niimoodi sa saad nagu parema rahavoo endale ja sa saad ka paremad tootmishinnad. See on väga hea häkk ja nii et võtke kuulda. Kui sa saaksid nüüd näiteks ühe mõtte veel edasi anda inimestele, et mida nad saaksid täna teha, et enda
äris edasi liikuda, siis mis see oleks? Ühe mõtte, et jah, et ma arvan, et tunne või õpi oma nagu klientuur korralikult selgeks ja mõtle nende peale, mis neil on vaja ja kui sa oled nagu selle enda jaoks selgeks teinud ja oled toote turule viinud, siis lihtsalt nagu, et karju see välja nagu, et sul nagu, et enda avapildil vaata, et sul oleks need nii-öelda need valukohad või nagu, mis kliendile nagu lähevad korda, need oleks kõik suured seal nagu kohe ees. Et ma toongi näite, et näiteks kui klient tahab osta nagu šampooni mingi lokis juustele, eks ole, et aga ta näeb seal Amazonis näebki tavalisi šampoone, onju, aga sina panedki avapildile juba suure pakendi näiteks, et šampoon lokis juustele nagu, et nagu karjudki nagu, ütleme nii-öelda, nagu rusikas silmaauku oled sellele, nagu öeldakse. Et jah, et see on üks nagu soovitus, mida ma kindlasti nagu soovitaks. Tunne klienti. Super, aga meil on siis aeg otsa saanud, mul oli sinuga ülipõnev rääkida ja see on tõesti, sa oled väga inspireeriv ja ma usun, et kuulajad ka lihtsalt suu ammuli praegu kuulasid, et kuidas on võimalik nii kiiresti nii suurt edu saavutada. Nii et aitäh, et sa tulid ja ma usun, et meie kuulajad said küll väga-väga suure inspiratsioonilaengu. Ja aitäh, et sa mind siia kutsusid ja mul on väga hea meel, kui keegi tõesti saab mingisuguse inspiratsiooni, leiab siit mingisuguse jõu, kas edasi tegutseda või siis alles alustab, eks ole. Tegelikult nagu ma ise, tegelikult ma ei olnud ka mingi turundusspetsialist ega nagu lihtsalt töötad enda nagu eesmärgi kallale, kuhu sa tahad elus jõuda ja siis leiad võimalusi tegelikult, et kui sa midagi väga elus tahad, siis tegelikult sa leiad võimalusi. No vot, siuke väga mõnus motivatsiooni selline sõnum ka siia lõppu. Nii et aitäh ja siis järgmise episoodini. Jah, aitäh!